Minu meelest võiks te panustada, vaata Center on, eks ju, puidu- ja mööblitootjatele, aga minu meelest te võiks panustada sellistele nende ülestele koolitustele, a la kutsuda Jamie Dunni Inglismaalt rääkima müügifilosoofiast või noh, selles mõttes, mis nagu puudutaks või oleks abiks ka nagu teistele ettevõtjatele, kes just ei ole need puidutootjad, aga kes mingil nukal nagu haakuvad selle puiduga või noh, mööbliga või siis üldse ei haaku, aga tegelikult sellest on ju kasu ka sellele puidutootjale ja siis mööblitootjale, et sellised ägedad koolitused on küll need, mida mina ootan Centerilt. Ma arvan, et minusuguseid on hästi palju selles mõttes, et kes on hakanud midagi tegema, enamjaolt nad vaatavad lakke, mõtlevad, et mu teenus või toode võiks maksta nii palju, mul võiks olla äkki siis see minu tarbija, et ja niimoodi ma sain nagu 6 aastat pildistatud, nagu fotograafina töötatud ja ma ei ütle, et ma seda nagu halvasti tegin või et see kuidagi oleks mind õnnetuks teinud. Et aga kui ma nagu tean, et on selline, ütleme, organiseeritum viis, et ma ei pea nagu öösiti mõtlema mingile mis iganes küsimusele, et see on nagu väga äge teadmine, see on see koht, kus teie võite hästi palju aidata. Et ongi see, et nagu, et kuidagi peab, te peate suutma nagu selekteerida need terad nii-öelda nendest juradest välja, on ju, et oleks, et ei tekiks nagu seda mainet Centrile, et seal on nagu need ajatapukoolitused. Mis on hästi sümpaatne teie puhul on see, mis mulle väga-väga meeldib, et kui tulla teile, siis on võimalik tulla natukene varem, kui ma tahan tutvuda selle hoonega, eks ju, et see ei hauka nagu sellest koolitusest mingit juppi ära, et nagu aeg on ju nagu see, mis on nagu kõigil nagu nii nagu piiratud, et nagu tahaks päeva jooksul jõuda nagu võimalikult palju. No jah, kui nüüd teie seda keskustsentrit siin vaadata, siis tema roll peaks olema ikkagi, et need väikeettevõtjad leiaks selle ja tegelikult on siin päris palju kihvti võimalusi, mida tegelikult nad ei tea. Aga kuidas neid väikeettevõtteid siis seal leida või tuua? Ma arvan samamoodi, kui sa saadad e-maili, siis need samamoodi spämm ja delete. Aga ma ei tea, palju need siin on, võib-olla 50 tükki, need on vaja välja otsida, kaardistada, võtta telefoniga otsa, seletada paari sõnaga, et järsku saate tulla järgmine nädal, vaatame, tutvustame. Ja kui teha nendele nagu niimoodi otse kontakti ja sellist näidata kohe konkreetset asja, et siit saab sellist detaili teha, siit saab sellist fantastilist pilti teha või mis iganes loomingul asju, siis ega need paljud ettevõtted ei ole võib-olla ise nii loomingulised ka, vaata, et hea, kui on korralik pagas, eks te esimese aastal siin loote mingi pagasi kindlasti ja siis, kui neid tutvustada, siis ma arvan, et see kindlasti võiks tõusta. Mina sain samamoodi selle info täiesti juhuslikult, kui ma seda infot ei oleks saanud, siia ei oleks sattunud, siis ma ju teie klienti oleks ka olnud. Et puhtalt ka oma seisukohast ütlen, et informatsioon on vaja sellele väiksele puidutööstajale saada, kuidagi ta peab kuidagi siia saama, et ta oleks huvi ja kui ta juba näeb ja tekib mingi mõte, siis ta tuleb ja teostab selle siin. Aga eks see on selline pikk protsess ja päris ruttu ei käi, eks see selline sisseelamisaeg on selline 2-3 aastat võtab see aega ja siis ta peaks juba hakkama nagu ise toimima. See on nagu ettevõtluses samamoodi, et esimesed 2 aastat on rasked ja siis need inimesed sind leiavad ja hakkavad su teenuseid kasutama. Et ma arvan, et siin selle kompetentsikeskusega samamoodi. Kindlasti on ta maakonnal väga vajalik ja siin on tegelikult hästi palju võimalusi, et mida võib-olla paljud väikeettevõtted ei suuda pakkuda, nii et mina olen siin neid laudade peal neid printe teinud ja freesinud ja põletanud ja nüüd tahame siis ukse neid sabloone siin katsetame. Tehakse ilus uks, 5D freesiga, nii et sellist võimalust ma ei teagi, kas on mujal. No kindlasti, ega ma arvan, et ei ole ta tööstusest teisiti kui põllumajanduseski võtame või meie oma talu baasil see turule tulek ja usalduse saavutamine ja see on väga-väga pikaaegne protsess ja meil eriti, kus me oleme turust kaugel, näiteks köögivilja jaoks ikka 250 kilomeetrin turukaugus on piisavalt suur. Siin pead sa ikka tegutsema väga täpselt ja olema alati oma
lubadustega õigel ajal kohal, muidu lihtsalt sind ei tunta ja tuntakse teist inimest, eks ta ole sama kvaliteedi ja täpsuse küsimus ka teistes majandusvaldkondades. Ja see usaldus võidetakse mitte kuu-kahega, vaid ikka aastatega.